kuulamas Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Mina olen ikkagi Signe. Kuigi meil ümbrus on muutunud, siis meie oleme jäänud samaks. Meie oleme jäänud samaks ja tõesti lihtsalt proovisime leida või hakkasime otsima erinevaid võimalusi, kuidas natukene parandada seda meie podcastide helikvaliteeti. Ja täna ka vist siin avastasime, et ikkagi mikrofonid on erinevad, aga no loodame, et te ikkagi meid kuulete ja meist aru saate. Et sisu ikka endine. ja täna mõtlesime, et millest täna rääkida. Käige ikka meile ideid ka välja, muidu äkki jooksevad või saavad meil ühel hetkel ideed otsa, aga mõtlesime, et äkki ühel sellisel universaalsel teemal nagu laste motiveerimine. Et mulle tundub, et see on selline võib-olla igavesti vastust otsiv küsimus, et kuidas siis motiveerida lapsi mingeid asju tegema. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis nagu lapsevanematel võib-olla ka juuksed halliks peas ajavad või ajab, kuidas sulle tundub, Signe? No ta võib olla küll üks selline teema, mis ajab juuksed peas halliks. et mis sa selle motiveerimise all täpsemalt mõtled, et saada lapsi tegema neid asju, mida vanemad siis tahavad, jah? No vot, see ongi see küsimus, et mida üldse tähendab motiveerimine, et ma arvan, et igaüks võib-olla meist mõtleb midagi erinevat, aga näiteks ütleme, kui õpetajad ütlevad, et palun tulge ja õpetage ja rääkige meile, kuidas me saame, eks ole, motiveerida lapsi viisakalt käituma või koolitöid korralikult ära tegema, siis mis seal taga on, et eks seal ikka on taga see, et ma tahan, et nad teeksid nii, eks ole, kuidas mina ette kirjutan või tundub sulle teistmoodi? Ja mul tundub samamoodi, sellepärast mulle see motiveerimine võib-olla ongi selline natukene kahtlane või segane termin, et me tegelikult kunagi ei tea, mis me selle taga mõtleme, et see tulebki nagu lahti arutada kõigepealt, mis see motivatsioon selle motiveerimise taga on. Või võib-olla üks motivatsioon motiveerimise taga või ma ütlen seda, et tegelikult ju võib-olla küsimus on lihtsalt selles, et mis meetoditega motiveerida ja millised on selle konkreetse meetodi kasutamise pikaajalised tagajärjed. See on võib-olla see põhiküsimus, sest motiveerivad ju ka igasugused sellised meetodid, mis võivad, vaimsele tervisele ka potentsiaalselt kahjulikult mõjuda. Kui me räägime, ma ei tea, karistusega motiveerimisest, ähvardamisega motiveerimisest, et siis see ju motiveerib, kui niimoodi mõelda. Et kui me mõtleme ainult nii kaugele, et mida ma tahan, et laps teeks teisiti, ähvardan karistusega, millestki ilma jätmisega, tegelikult ka ilma jätmine armastusest või tähelepanust on tegelikult karistamine, eks ole, millegagi. Et füüsiline karistamine, seda nagu nähakse või sellest, seda kui sellist karistuse vormi mõistetakse võib-olla rohkem või tuntakse rohkem, aga igasugune ilma jätmine, ma ei tea, ekraani ajast, magustoidust peale söömist, et kõik on tegelikult ütleme läbi karistuse motiveerimine. Ja ähvardamine ju mingi karistusega või mingisuguse tagajärjega on samamoodi selles mõttes toimiv, et ähvardad ja kui laps jätab midagi tegemata või läheb ja teeb selle ära, mis sa tahad, sest sa ütled, et kui ei tee, siis tagajärg on selline, et siis ta on ju motiveeritud seda tegema tegelikult ju, kui nii mõtlema hakata. Aga jälle ähvarduse puhul on ka see küsimus, et miks ta toimib, et ta tegelikult toimib sellepärast, et laps usub, et sa oled selle ähvarduse võimeline nagu teoks tegema, mis tähendabki seda, et toimemehhanismid on samad nagu reaalsel karistusel tegelikult nii-öelda. Et selles mõttes nagu motiveerimise meetodid, mis iganes toimib, mis iganes kasutusele võetakse ju nii-öelda toimivad, aga võtta ongi küsimus, et mis jälje ta lapsele jätab ja mis on tema pikaajalise mõju ja võib-olla see, et mida me siis tahame, et kas me tahame, et laps teeks kohe praegu siin ära selle, mida mina tahan või ma tahan näiteks, et ta õpiks mõistma seda, kuidas see tegu, mis ta teeb, on kasulik talle või teistele tema ümber, kui ma tahan, et ta teeks seda sellepärast, et ta a la hoolib teistest ja hakkab mõistma ja märkama seda, kuidas see teisi mõjutab, et siis ma ütlen, et vot need sellised
väliste motivaatoritega motiveerimised ei pruugi hästi toimida. Kuidas sulle tundub? No ma ju ei saa vastu vaielda. Saad. No ei saa, sest ma arvan samamoodi. Et eks siin tuleb see küsimus tulebki sellest, et millal laps on üldsegi valmis selleks analüüsiks. Et kas minu tegu mõjub kellelegi halvasti, kas see tulevikus võib mulle nagu kasu või kahju tuua, et me ei saa vist seda oodata, et 3-aastane oleks väga empaatiline või isegi 7-aastane, et ta oleks väga empaatiline ja arvestaks, et see, kui mina õe eest kommi ära söön, et õde võib väga sügavalt kurvastada. Kindlasti on neid lapsi, kes jaksavad ja oskavad nii väikses vanuses juba nii ette mõelda ja teistega arvestada. Aga kui mõni 5- või 7-aastane seda veel ei tee, et see ei tähenda seda, et ta on hoolimatu, lihtsalt ta ei ole veel sinnamaale jõudnud, et see sisemine motivatsioon oleks tekkinud ja sihuke eneseanalüüs veel oleks olemas nii kõrgel tasemel. Jah, ja tegelikult kui ma sind kuulan, siis ma mõtlengi selle peale, et siin jälle minu jaoks tulevad mängu need motiveerimise meetodid on ju, et kuidas me siis seda sisemist motivatsiooni toetada lastel saame on ju, või seda sisemise motivatsiooni arengut. Et kas me saame seda toetada mingisuguste selliste väliste meetoditega on ju, et me nagu ahvatleme neid on ju, kas mingisuguse vinge preemia või vinge nänniga on ju, või siis me teeme seda hoopis tükis on ju täpselt sellega, et me ähvardame mingisuguse karistusega on ju, et tegelikult need välised motivaatorid pikemas perspektiivis seda sisemist motivatsiooni ei õpeta ja seda näitavad ka tegelikult uuringud. Et nendega ongi selline lugu, et nad toimivad nii kaua, eks ole, kui kaua see siis nii-öelda kas nänn, mida sa pakud on ju, või siis see karistus, mis on potentsiaalselt tõhus, nii kaua kui see olemas on. Aga kui enam ei ole ohtu karistuseks, enam ei ole, eks ole, ohtu selleks või et ei ole oodata seda mingisugust nänni või head preemiat oma selle käitumise eest, siis kaob ka see käitumine, sest et seda on tehtud kas karistuse hirmus või preemia soovis. Ja sellega tegelikult ka vähendatakse nagu lapse huvi selle tegevuse vastu, mida temalt oodatakse. Et a la öeldakse lausa niimoodi, et kui sa tahad panna last tõeliselt vihkama midagi, mida ta armastab, siis hakka selle eest pakkuma talle preemiaid või kiitussõnu kogu aeg on ju. Või jah, et sa võid väga kiiresti tema nagu sellise sisemise tahte ja motivatsiooni seda teha ära kustutada. Ja ma ise mõtlen selle peale, et võib-olla ongi meil vanemad, üks asi on see, et me ei ole ju õppinud või meid on kõiki motiveeritud ju, keda kuidas, aga valdavalt ikkagi nende väliste motivaatoritega või ühiskonnas sellised, kuidas öelda, on väga laialt levinud teatud motiveerimise viisid on ju, kas või koolides hinded ja võib-olla teatud töökohtades võib-olla raha on ju selline oluline motiveerimise allikas. Et see on läbi juurdunud meie tegelikult ühiskonnast ja sellisest lastega suhtlemisest, aga võt ongi nüüd niimoodi, et me ju tahame tegelikult, sa mainisid, et see 5-7-aastane või 3-aastane ei suuda on ju, et võib-olla seal 5-7-aastane ongi ju empaatia, võib-olla hakkab välja arenema või tekib see mõistmine sellest, mida see tähendab on ju kuskil 5. eluaasta paiku, aga see ei tähenda seda, et laps suudab või oskab seda kogu aeg olla või kui empaatia kohta niimoodi võib öelda ja tegelikult käibki ju selle areng nii-öelda käibki ju läbi selle, kuidas meie seda lapse kasvamise käigus vanematena ju toetame ja üldse ühiskonnana toetame. Et jah, ja ma mõtlen näiteks selle näite peale, et üks asi on see, et ma kasutan mingit konkreetset tõesti nänni on ju motivaatorina või millestki ilma jätmist, aga teine asi on ju ka see, et meie eeskuju lapsevanema. Aga ma mõtlen ka sellele, et äkki, et miks me vanematena oleme nii varmad võtma appi need nii-öelda kiituse karistuse meetodid motiveerimiseks, et mulle ühtepidi ma arvan, et see on lihtne, me oleme harjunud. Ühtepidi me näeme ka, eks ole, ju selle kiiret nagu hetkelist vähemalt tulemust.
ja noh, me ei olegi ju, keegi ei ole meile nagu ka noh, ütleme seletanud või õpetanud seda, et noh, pikemas perspektiivis ja niimoodi pika aja jooksul need ei pruugi toimida. Ja see tulemus ei pruugi olla see, mis me tahame, siis kui ühel hetkel, eks ole, nad enam ei toimi, ma olengi hädas, et mis ma nüüd teen, on ju. Ja hoian 2 käega peast kinni. Aga teistpidi mulle tundub, et see on ka võib-olla mingi, noh, ütle, mis sina arvad, aga mulle tundub, et see on äkki ka mingisugune selline nagu, kas äkki hirm selle ees, et võt täpselt, et see minu 3-aastane või see 5-aastane, on ju, et kui ta nüüd ei suuda mõista seda, et on ju, et see teeb õe meele kurvaks, on ju, kui mina võtan kommi, et parem oleks seda kommi mitte võtta, isegi kui mul on suur isu selle järele. Et siis, issand, äkki ta jääbki niimoodi kogu aeg nagu tegema ja siis ma, noh, hirmust selle ees, eks ole, proovin nagu kuidagi ruttu selle olukorra ära muuta ja ma ei tea, loengut lugeda, mis iganes strateegiad välja mõelda või kuidas sulle tundub? Et kui on hirm, tähendab, et tekibki see hirm, et kui ma nüüd ei karista, siis ta ei mõista seda, et paraku on jah nii, et ega see mõistmine läbi selle karistumise ei teki, et mida väiksem laps, seda vähem ta suudab isegi aru saada ilmselt, mille eest ta nüüd karistada sai. Ja seal see, noh, põhiline ongi see, nagu sa juba ütlesid, et see vanemate tugi, et kui 5-aastane sööb selle kommi ära või teeb midagi, mida nagu me ei oleks vanematena oodanud, et lihtsalt siis selgitada seda olukorda. Et ega seal muud võtit ei olegi ja see kõige raskem punkt, nagu sa juba ütlesid, on ka see, et see võtab lihtsalt aega. Ja tegelikult on ju arenguliselt ka hästi normaalne, et see väike laps paneb ennast kõigist teistest ettepoole, et see egotsentriline mõtlemine on see, millega tema oma arenguliselt tegelikult tegeleb. Et justkui me ootame vahest, et lapsed hüppaksid oma arengust ette, milleks nad tegelikult ei ole võimelised, et mida nad ei peagi tegema. Ja siis pahaks panna seda, et nad tegelevad oma arenguülesannetega, ongi nagu väga vale. Et võib-olla siit ongi soovitus, et kui sa kahtled mingites nendes asjades, millega sinu mingis eas laps praegu tegeleb oma arenguliselt, siis meil on tegelikult selle kohta väga head kirjandust. Et võib isegi internetist leida seda arenguetappide kohta. Ma just mõtlesin, et siin on üleskutse kõikidele, et minge tutvuma arenguetappide arengupsühholoogiaga. Et siis see tundub hirmutav ja keeruline, aga tegelikult on erinevad kohad, kus on see tegelikult sedasi lihtsalt lahti seletatud. Jah, et tegelikult seal ei ole ju, noh, seal ei ole nagu midagi karta või ütleme, milleks karta seda, et saada targemaks, et mulle ka vahel tundub, et tegelikult väga palju, noh, ütleme lapsevanemana, et väga palju muresid ja probleeme saab seletuse ja need lahenevad, kui ma tean ja mõistan seda, noh, mis on mingisugusele, eks ole, noh, mingisuguses vanuses lapsele tegelikult ja tema emotsionaalsele arengule või sotsiaalsele arengule omane. Et ja kui ma tean, sest mis seal arengu taga on, ega seal ei olegi muud ju tänapäeval lihtsalt on teada juba see, et noh, see on kõik ajutasandil toimuv ju protsess, on ju, et ja me ei saa ju mitte kuidagi, noh, sa ka mainisid seda, et me ei saa ju mitte kuidagi seda aju panna kiiremini arenema, et noh, kauam inimese aju areneb, 25 aastat areneb, et ja võib-olla jah, et pigem nagu siis proovida, noh, nii-öelda seda mõista. Mina mäletan küll, ma ei tea, kuidas sinu kogemus on oma lastega, aga mina mäletan küll oma lastega, või noh, esimesega ei olnud see nii, tal nii on, noh, areng ja kõik hoopis teistsugune ja mega aeglane, aga keskmisega oli küll, ma mäletan, et oli teatud etappe, ma mõtlesin, et issand jumal, et noh, kas nüüd nii jääbki? Noh, et nüüd nii on ja see ei muutugi kunagi ja see on nii raske ja paneb on ju karvu nii-öelda peast välja kakkuma, aga ma mäletan ka seda, et alati nagu need perioodid, kus ma avastasin, noh, nagu möödusid, et ükski neist ei jäänud püsima. Et oli küll, noh, tohutult keeruline, on ju, aga ja noh, praegu mõtlen tagasi ja mõtlen, et noh, mis on siis ära ei olnud, on ju, aga noh, muidugi tolles hetkes olles oli keeruline. Sul on ka sarnaseid kogemusi olnud? Kindlasti on mul, esimesena tulevad need beebi ja asjad meelde, ma mäletan neid hetki, kus sa said juba mingi asja nagu käppa, kui nad olid beebid ja siis tuli järgmine arenguhüpe, et seda ma mäletan hästi nagu teravalt. Aga kindlasti ka need kohad, et kui tulid need hirmud, et äkki nüüd nii jääbki või see ongi nüüd see, et äkki ma olen mingi vea teinud kuskil ja kuskil täiesti võssa pannud ja ikka mõtled tagasi.
vot sellel õhtul poleks pidanud seda lauset ütlema. ja kusjuures ma mõtlen seda, et tegelikult ongi, me ju siin rääkisime ka juba süütunnetest ja vanema süütunnetest on ju, aga et tegelikult ju ei ole olemas ideaalset lapsevanemat ja teistpidi see mõte ka ju, et me räägime näiteks lapse emotsionaalse arengu toetamisest on ju, et tegelikult kuidas saab areneda lapse emotsionaalne regulatsioon, kui ta ei näe teisi oma emotsioone reguleerimas, mis tähendab seda, et tegelikult ongi ka okei ju lapsele näha seda, et emal ja isal on erinevad tunded sees. Nad saavad vahel vihaseks, vahel ärrituvad, vahel on kurvad. Et kurbust ka tihti laste eest nagu varjatakse on ju, ja muidugi, et me ei taha, lapsed muutuvad siis emme pärast kurvaks, kui emme nutab või muidugi seal on oluline mitte nagu last süüdistada selles on ju, ja ka oma nagu eneseväljendustes, aga kurbus ja kurb olla mingi asja pärast, vihane olla on ju täiesti inimlik ja loomulik, et seal ongi ka küsimus selles, et me saame olla seeläbi vanematena eeskujuks või ka õpetajatena, et kuidas nagu oma seda, kuidas nagu siis lapsele näidata või kuidas olla eeskujus selles, kuidas jälle oma emotsioonid nii-öelda kontrolli alla saada ja kuidas nendega toime tulla on ju, et kas või läbi selle, et sai öeldud mingisugune asi välja lapsele on ju, hiljem mõtlen ja kahetsen, et issand, miks ma seda ütlesin ja minna lapse juurde ja öelda, et kuule, et tead, et ma ei oleks pidanud niimoodi ütlema, ma vihahoos seda tegin, et anna mulle andeks on ju, et see ka ju juba näitab eeskuju. Jah, et see lapse eest vabandamine on ju ka, et sa võtad tegelikult oma nende emotsioonidest vastutuse ja näitad lapsele sellega ju ka seda, et me kõik võime vahepeal olla vihased, kurvad, võime hästi rõõmsad olla ja need ongi nagu minu tunded ja keegi teine nende tunnete eest ei vastuta. Ja sellega seoses mul tuli selline teine mõte siia juurde, et siuke nagu tunnetega manipuleerimine ehk siis oma emotsioonidega lapse motiveerimine. Et olukorras, kus laps teeb midagi pahandust näiteks või teeb midagi, mida ta ei peaks tegema ja siis vanem võtab appi need enda tunded, aga emme on kurb, kui sa nii teed. Mis sa sellest arvad? Tead, ma arvan, just lasin ka enda mõtetes läbi neid erinevaid kogemusi või mõtteid on ju ja kogemusi ja tegelikult ma ei pea seda nagu õigeks selles mõttes, et muidugi ma ei julge nagu nüüd päris pead anda, et üheski situatsioonis see kuidagi oma tunnete väljendamine sellel moel ei sobiks. Aga jah, et me ei taha ju oma, ütleme nagu tuju ja enda sees toimuvat ju, me ei taha selle eest vastutust panna lapsele või ütleme nii, et isegi kui me seda paneme, siis tegelikult laps ei ole selle eest vastutav. Et ikkagi mina ise vastutan enda tunnete eest ja alati on küsimus ju selles, et kust need tunded tulevad nii-öelda, et mis üldse tekitab meie sees tundeid. Meil on mingid teatud sellised tunded, mis on, tulevad kuskilt väga sügavalt on ju meie seest ja mis ei allu meie mingisugusele sellisele teadlikule kontrollile. Aga enamus nendest nii-öelda kõrgema taseme tunnetest või kuidas iganes neid nimetada on ju, mida me suudame nagu ka enda sees niimoodi võib-olla märgata on ju ja analüüsida, et siis tegelikult nad tulevad sellest, mis meie sees toimub ja just selles aspektis, et kas meie mingid vajadused on rahuldatud või rahuldamata on ju. Et kui ma millegi peale vihastan, siis see on selge märk sellest, et midagi toimub, mingi sinu vajadus on rahuldamata. Kui ma olen rõõmus, siis see tähendab, et minu vajadus on rahuldatud. Aga tegelikult ju minu vajaduse rahuldamise viise võib olla väga palju erinevaid ja minu laps ei ole see, kes peab kõiki minu vajadusi rahuldama. Et pigem jah, et oleneb nüüd, mida ma tahan, et see laps teeks või ei teeks, on ju. Et ma väga nõustun nagu sellega, et kasutada mina sõnumeid nii-öelda enda väljendamiseks. Et ka mina sõnumid on siis need, kus ma räägin, eks ole, läbi iseenda, mida ma näen, et toimub, on ju, mis tunded minu sees on, millised minu vajadused on rahuldatud või rahuldamata, on ju, ja võib-olla, et milliseid samme ma tahan, et keegi astuks või võib-olla räägin, on ju, nendest tagajärgedest, mis teise inimese teol või käitumisel mulle on ju. Et seal on nagu erinevaid variante, millest rääkida ja sina sõnumid on see, kus ma räägin, on ju, sina. Kui sa nii teed, siis tagajärjed sulle on sellised. Vot see on üks asi, mida räägitakse, et need
noh, nii-öelda karistuse ja kiituse kaudu motiveerimised on ju, et need on ju sina sõnumid ja öeldakse isegi, et läbi nende me kasvatame pisikesi egoiste, sellepärast et me räägime ainult sellest, kuidas see tegu, mida laps tegi, mõjutab teda ennast, millised on tagajärjed talle. Aga mitte kordagi me ei räägi sellest, on ju, kuidas see tegu viis mõjutab teisi tema ümber, ehk et kui ma nagu noh, läbi mina sõnumite neid väljendan ja räägin sellest, on ju, mis toimub minu sees selle teoga seoses, siis ma ütlen, et see on palju võimsam ja efektiivsem noh, nii-öelda motiveerimise viis või mõjutamise viis, kui me tahame seda niimoodi nimetada. Tead, ma mõtlen praegust, et see näide, mis ma tõin praegu sinu jutu peale, mul tuli see nagu mõte, et kas see, ma olen väga kurb, kui sina praegu riidesse ei pane. Kas see on mina sõnumi taha peidetud sina sõnum? Ja noh, võib olla ja otse loomulikult, et ega me võime olla väga kavalad sõnade kasutajad. Et see on tõesti selline emotsioonidega nagu manipuleerimine, aga ma ütleks näiteks seal, et ütleme, et noh, kuidas see võiks olla, et näiteks on see, et noh, ma tahan, et laps saaks riidesse, on ju. Et noh, ma näen, et sa ei taha riidesse panna. Et tead, see teeb mind õnnestuks sellepärast, et ma tahan kiiresti jõuda, eks ole, noh, ma ei tea, koju sellepärast, et seal ootab mind mingi oluline asi sees ja kui ma seda ei näe, on ju, noh, siis ma olen õnnetu. Noh, kuidagi niimoodi vaata tunnete väljendamine. Et selles mõttes, et ikkagi see minu vajadus on see, et sina paneksid riidesse. See ei ole lapse vajadus. Kuhu see laps peab jõudma, on ju. Ja kui mina sinna ei jõua, siis mul on kurb, on ju. Aga mitte see, et sina sellepärast, et sa riidesse ei pane, teed mind on ju kurvaks, et sealt tuleb see vahe. Ehk et mina ütleks, et pigem räägi vajadusest, noh, kui räägi ainult sellest tundest, on ju. Ja siis noh, ongi see, et tegelikult see noh, tegeviis või kuidas me seda saaksime siis noh, saavutada, et ideaalmaailmas oleneb nüüd lapse vanusest, on ju, aga vahel on meil võib-olla vaja ka natukene noh, arutleda selle üle, on ju. Et noh, mis me siis teeme, kuidas me saame teha nii, on ju, et mina jõuaksin sinna õigeks ajaks, aga sina saaksid veel oma, ma ei tea, mis asja ära teha, on ju. Ja vahel me võib-olla käimegi välja mõne idee, on ju, et aga kuule, mis sa arvad, võtame selle kaasa ja sa teed seda autos samal ajal kui mina, on ju, noh, me sinna poole sõidame. Laps ütleb, jah, väga hea, ehk et meie mõlema vajadused saavad rahuldatud. Et noh, mis ei tähenda seda otse loomulikult, et alati igas olukorras ja noh, eriti väikelapsega me peame mingisuguseid noh, arutelusid pidama, on ju, aga see on noh, lihtsalt üks näide sellest, et pigem jah, läbi nagu nende enda vajadust ja samamoodi see, no vot ongi see karistuskiitus, et noh, me oleme harjunud küll mõtlema, et jaa, et me proovime lapsi mitte karistada ja selle kaudu motiveerida, aga siis me võtame appi selle kiituse, et kes ei tahaks kuulda head sõna enda kohta. Ja see ei tähendagi, et me ei tohi kunagi nagu häid sõnu öelda, et tegelikult selle noh, ütleme selle kiituse alla või noh, seda me võime nimetada selliseks nii-öelda preemiaks. Selle alla noh, kiitus võib olla samamoodi nagu mis iganes nii-öelda positiivne näin, millega me motiveerime. Et noh, samamoodi see sõna tubli, mis tuleb noh, igal hetkel väga paljudel üle huulte ja me väga ei mõtlegi, miks me seda teeme. Me arvame, et me sellega noh, kuidagi nagu motiveerime last on ju olema tublim ja toredam ja mida kõike veel on ju. Et aga tegelikult näiteks noh, kui ütleme need sellised noh, kuidas öelda, psühholoogilised mõjud või et kui ma annan positiivseid hinnanguid, mida tubli on, siis kui keegi annab positiivse hinnangu, siis võib eeldada, et ta on võimeline andma ka neid negatiivseid hinnanguid sama kergekäeliselt. Ja teine asi on see, et need positiivsed hinnangud on ka sellised, mis noh, ütleme, et me võime saada nendele hoopis vastupidise reageeringu, kui me ootame või arvame. Et näiteks laps võib hoopistükkis mingisuguse nii-öelda, noh, ma ei tea, koerustüki selle peale teha, on ju. Et võib-olla sellepärast, et ta tahab saata välja sõnumi, et kuule, et tead, ma ikkagi ei suuda kogu aeg sellele sinu hinnangule vastata. Sest ma ikka toon selle näite, see on minu arust nii tüüpiline, nii eestlaslik, et kutsun külla endale inimesed, teen mingi koogi ja söögi neile õhtusöögiks ja siis, kui tulevad kiitused, et issand, küll sa ikka oled imeline kokk ja kui sa ikka oskad hästi kõiki neid sööke teha, no issand jumal, milline kook on ju.
et küll sa nagu oled ikka hea kondiiter või mis iganes. Mida eestlane selle peale teeb, ütleb, et oh, ei ole midagi, ära sa nüüd, no mida, mul ei tulnud ju see välja ja täna läks niimoodi ja noh, miks me seda teeme, sest me teame, et homme proovin, ei tule mitte midagi välja. Me ei suuda nagu nendele ülivõrdelistele kiitustele nii või naa keegi kunagi vastata ja kui me võtame endale eesmärgiks ainult selle ülivõrdelise nii-öelda sellise kiituse või seisundi saavutamise, pideva saavutamise, siis tegelikult see on ju ka kindel tee, ma ei tea, läbipõlemisse, depressiooni, sest me keegi ei suuda. Ja ma arvan, et ongi oluline ju aktsepteerida endas seda, et ma teen vigu. Mul ei tule alati kõik hästi välja, on ju, ja see on okei. Mulle tundub, et ongi me nagu sorry, kui teised arvavad teistmoodi. Tähendab ei, te võite arvata, aga ma arvan, et meie koolisüsteem väga tugevalt süvendab meist teadmist, et vigade eest saab karistada. Just sellepärast, et minu nägemuses hetkel ikkagi on hinded motiveerimise meetod koolis. Kas need toimivad, kuidas toimivad, see on ise asi, on ju, aga millegi pärast on nagu, mulle tundub, et on väga palju meie ühiskonnas seda, et me kardame tunnistada, et me eksime. Me kardame, eks ole, teha vigu. Kui ma vaatan isegi näiteks sotsiaalmeedias, eks ole, siis kui keegi teeb mingi kirjavea, kuskil mingisuguses grupis või võib-olla ongi düsgraafiaga tegemist, on ju, siis mis selle peale tulema hakkab nagu kommentaarides. Et me nagu ei, me oleme vigade suhtes väga-väga kriitilised, ma üldistan nüüd, on ju. Et mis ei tähenda seda, et mulle ei meeldiks nagu õigesti kirjutatud teksti lugeda, aga näiteks vead ju mingisuguse alapostituse kirjutamisel, mingi teksti kirjutamisel on ju väga loomulikult tulema. Et üks asi, kuidas ma mõtlen, millised on mu mõtteprotsessid, kuidas ma need kirja panen, need on ju, see on ju erinev viis, kuidas seda teha, aga õppimine ongi ju areng ja me õpime ju ainult läbi vigade. Et siis minu jaoks näiteks on päris kurb vaadata, kui on 1. klassi laps ja ta peab töövihikus kirjutama seda suurt G-tähte näiteks, mis meil on see kalligraafiline G-täht, on ju, mida mitte keegi võib-olla peale algklasside õpetajat ei kasuta, on ju, oma kirjutamisel. Ja kui ta saab sellest hinde või siis ka hinnangu, et ta teeb esimest korda, eks ole, hakkab seda tegema ja kui õpetaja eeldab, et juba selle esimese reaga, eks ole, et tal ei tohi seal olla ükski selline hanejalg või kuidas neid nimetatakse, on ju, et kõik peab olema ideaalne, siis see on ju ebarealistlik. Ja jälle küsimus, mis sõnumi me saadame? Tegelikult, kui laps hakkab esimest korda seda tegema, siis tal peavadki esimesed read olema ühtepidi nässus, teistpidi nässus, on ju, ja 4 reaga sa tõenäoliselt nagu väga ideaalselt selgeks seda G-tähte ei õpi. Ehk et milleks panna hinne, on ju, et võt need on nagu sellised küsimused, et ma mõtlen nendele. Ma ei tea, kuidas, kas sina ka mõtled? Mõtlen ikka. Ma jooksutasin nii palju mõtteid praegu peas läbi, aga ma arvan, et üks suur nagu murekoht ongi see, et nende mina-sõnumitega ka, et seda ju räägitakse igal pool, et ütle mina-sõnumina, aga see nagu peatub seal, see õpetus, et mis see mina-sõnum tegelikult on, nagu sa minu meelest tõid praegu väga hästi selle vahe välja, et mis on nagu mina-sõnum ja mis ei ole tegelikult mina-sõnum, et mis on minu vajadused seal taga. Samamoodi on need hinnangud ja tegelikult selline tagasiside, mis aitab edasi või motiveerib, et seal on hästi suur vahe. Me justkui kasutame seda õiget vormi, aga sisu on jäänud veel nagu selliseks nõrgaks, ma ütleks. et siuke konstruktiivne tagasiside 1. klassi lapsele hinde asemel proovi rohkem, tee paremini, ei erine mitte kuidagi tegelikult kas 4, 3 või 5, et seda ma pidasingi silmas selle vormi all, et vorm juba kuidagi nagu tekib, aga see sisu, et see mõistmine, et ahah, me tahame, et tal tuleks see käekiri paremini, et mis me peaksime selleks tegema, võib-olla peaksime pool aastat harjutama seda siduskirja selleks. Ja mina mäletan oma lapsega, et minul tuli kogu aeg keskmisega tuli tagasisida, et käekiri on ju, ma ei tea, ühesõnaga harjuta veel on ju ja käekiri oli alla igasugust arvestust ja nii edasi, on ju, ja mina
noh, ma eeldasin, et noh, nii on, õpetaja ju teab, on ju, ja siis, kui ühel hetkel näitasin seda käekirja oma siis eripedagoogist meheõele, siis see ütles, et issand jumal, selles vanuses ongi neil kõigil selline käekiri ja ma mõtlesin, et noh, milleks siis, et noh, et ma tajun nagu lapsevanemana, kuidas noh, minu sisse tekivad pinged sellepärast, et mulle öeldakse, et minu laps on ju milleski võib-olla maha jäänud või et tal ei tule see nii hästi välja ja mina nagu peaksin siis noh, ma ei tea, mida ma siis peaksin tegema. No üks õpetaja soovitas mul hindeid panna kodus, kui me harjutame, aga noh, jah, see selleks. Ma selle ideega nagu kaasa ei läinud, aga sa mainisid seda, noh, vaata kiituse asemel nagu sellist on ju ka noh, teistmoodi tagasisidet, et see ongi tunnustus ju noh, mis on selle kiituse asemel või mis võiks nagu veelgi võimendada seda kiitust ja see on ka läbi mina sõnumite ja see võiks käia läbi tegelikult 3 astme ja see ongi see, et jälle, mis ma näen, mida laps tegi, on ju, noh, või täiskasvanu, mis tundeid see minus tekitab ja mis minu vajadused on rahuldatud, selles mõttes, et issand, et ma näen, et sa oled oma toa ära koristanud, on ju, et see teeb mulle nii suurt rõõmu, sellepärast, et meil ongi ju koristamise päev tulemas ja mul on natukene vähem teha, et me saame rohkem on ju perega nautida ja koos aega veeta. Ja rohkem ei olegi vaja. Et ja sealt saab laps ise välja korjata enda jaoks selle, et minu tegu kuidagi mõjutas teist inimest, tegi talle rõõmu, on ju. Et mina aitan teisi ja minu tegu nagu toob mingisugused selles mõttes tagajärjed. Aga võt ongi see, et noh, ega meil on ju raske ka nii-öelda noh, nagu kuidas öelda, usaldada. Noh, see on 2 kuldset sõna teraapiat, mida ma ikka ütlen, seepärast ütlen terapeutidele, et ma ise olen neid kuulnud, mulle on need kunagi öeldud ja seepärast meeldib mulle ka öelda, sest see on tegelikult nii kuldne tõde minu jaoks, usalda protsessi. Ja ma ütleks ka, et usalda lapse arengut, on ju. Et need asjad tulevad ja läbi sellise, ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada, kas mingiks selliseks ma ütleks inimlikuks suhtlemiseks, et noh, et võtame nagu last kui teist inimest, et muidugi minul täiskasvanuna noh, on rohkem oskusi, teadmisi ja mul on ka teatud vastutus, eks ole, lapse ees, et ma ei saa nagu panna last ise otsustama ja ma ei võigi teha on ju seda, et ta noh, selles mõttes laskda tal kõike tema elus otsustada, eriti väikelapsel on ju, et noh, mida vanemaks nad saavad, seda rohkem neil tekib ju seda oskust on ju, noh, ise ennast juhtida, ise otsuseid teha, aga ma ikkagi käin ju tema kõrval seal selle täiskasvanuna. Et aga jah, et jah, kuidas ma nüüd, mis ma öelda tahtsin, mul oleks nüüd täitsa meelest hakkasin sellest iseseisvusest ja sellest rääkima, et täiskasvanul on rohkem vastutust, sa rääkisid, et laps ei saagi võtta kõigest vastutust, et laps on ikkagi laps, et mul on vahepeal tunne, et meil on hästi kiire kogu aeg, et lapsed teeksid kiiremini, paremini, nad jõuaksid nendesse punktidesse palju varem, kui nad tegelikult valmis on, et see laste tagant kiirustamine ja seesama hirm, et äkki nad siis jäävad maha. Äkki nad tööturul ei löö läbi, kui nad 5. klassis ei oska koostada korralikud CV-d ja viia läbi tööintervjuud. jah, just või siis on ju, et äkki ta ei saa siis ülikooli sisse, kui ta 2. klassis seda G-tähte või esimesest niimoodi ei kirjuta. Ma saan aru, ma olen täpselt samades kohtades olnud ja ma tajun enda sees neid hirme, on ju, et noh, eks seal ongi see teadlikkus lihtsalt siis noh, tagasi tõmmata, on ju, sest et ega teistpidi ka ju ongi küsimus selles, et aga kui mu laps ei olegi nii võimekas ja kui tema aju ei olegi võimeline, eks ole, rohkemaks, kas siis see, et ma teen tal nagu olemise enesetunde väga halvaks ja tekitan temas süütunnet ja tekitan temas häbitunnet ja tekitan temas alaväärsustunnet, et kas see siis teeb olukorra paremaks, et tegelikult mitte. Et palju sellisem see keskkond, mis loob nagu koostööd, mis loob nagu seda võimalust või tõenäosust, et laps on võimeline nii-öelda nagu, ma ei tea, paremini arenema, see on ikkagi ju sellisel hoolimisel ja aktsepteerimisel baseeruv keskkond. Ja ma ei alahindaks ka lasteasutuste mõju siin kõiges, et selles mõttes, et ikkagi väga suure osa päevast veedavad lapsed seal ja see, kuidas seal suheldakse, kuidas seal motiveeritakse, see jätab ikkagi ka neile jälje, et midagi teha ei ole, et ma lihtsalt ka räägin omast kogemusest, et on piisavalt olnud mul täiskasvanud õpilasi erinevas vanuses, kelle jaoks on väga-väga raske
koolis seista silmitsi, eks ole, noh, nii-öelda hindamise või tagasiside saamisega ja ega ma olen ka üks nendest, kes näiteks ei suuda nii-öelda suuliselt hinde peale midagi vastata, et suulised eksamid on minu hirmule nagu, aga teiste ees esinemine muutuks ei ole, nii et noh, et niimoodi noh, on teatud kohad, kust mingid mõjutajad tulevad ja noh, ka noh, me ei saa muuta, eks ole, ei kooli ega koolisüsteemi ja noh, ega seal on ka ju oleneb koolist ja oleneb õpetajast ja oleneb paljudest asjadest, aga noh, mis me saame teha, saamegi ju teha seda, et siis kodune keskkond oleks noh, lapse jaoks, eks ole, selline toetav ja aktsepteeriv, nii palju kui me oskame, meie võimuses on. Ja mul tuli selline mõte, et ega kui see küsimus alguses oli, et kuidas nagu motiveerida, mis asi see motiveerimine üldse on, et ega ma ei saa siiamaani täpselt aru, mis see on, et peale selle, et tee ise ees ja kõik lapsed järgi tulevad. Ja suhtu neisse on ju, ja see, ma ei tea, see vist on juba piiblitõde, suhtu neisse nii, nagu sa tahad, et sinusse suhtutakse, on ju, aga lihtsalt aktsepteeri seda, et nad on lapsed, võta enda vastutus täiskasvanuna, on ju, nii palju, kui on sinu vastutus ja siis kulgemegi sellel rajal, kus me keegi pole varem olnud, noh, et meie saame siin ka tagantjärele, on ju, noh, tarkusi rääkida ja seda, mis on võib-olla nagu, noh, meil toiminud või mitte või mida me teame, et on ju, on uuringutes leitud, et on toiminud. Sest jah, et tegelikult ongi, et mis see meie, noh, et mida me motiveerime neid tegema ja võt ongi see, jah, see ka ajafaktor, et noh, et ega siis tekibki vist see frustratsioon ja kõik, kui ma tahan, et ta teeks seda kohe ja ta ei tee, on ju, ma tahan, et ta, ma ei tea, läheks ja õpiks, aga ta ei taha õppida, kuidas ma motiveerin teda õppima. No ei ole siin ühte võlukepikest, no ei ole lihtsalt, on ju, et lapsed on niivõrd erinevad ja ongi see asi, et me võime ju kodus eeskuju näidata, me võime, on ju, seal olla väga aktsepteerivad ja toetavad, on ju, aga võib-olla võtab õpimotivatsiooni alla kool, mida me siis kodus teeme, on ju, noh, või siis kuidagi vastupidi, et siin ei ole kindlasti ühte lahendust, leian mina, nii et jah, ongi, et ma ütleks pigem, et tõesti, et toetada lihtsalt seda inimeseks kasvamist, on ju, ja läbi, nagu sa ütlesid, eeskuju, on ju, aga noh, kindlasti ongi ka teatud, eks ole, sellise noh, teatud suhtlemisviisid, aga mina ütleks, et see suhtlemine algab väärtushinnangutest. Ja algab sellest, millisena ma last näen. Üks asi, noh, muidugi ka see arengu, noh, nagu teadlikkuse arengu on ju etappidest, aga selles mõttes, millisena ma last näen, et kas ma nagu eeldan, et üks laps noh, oma loomu poolest on selline, kes ei taha ja ei vaevu niikuinii midagi tegema lihtsalt teiste heaks ja tulebki, on ju, ainult niimoodi karistuse ja kiitusega teda motiveerida, et kõik algab sellest. Nii-öelda, millesse ma seal usun ja millist ma nagu, võib-olla millist väärtust ma tahan ka luua. Et aga jah, selline koos kulgemine võib olla jah. Et praegu võib jääda mulje, et me siin ütleme Sirliga, et mitte midagi pole tarvis teha. Kõik tuleb iseenesest, aga ma jäin lihtsalt mõtlema selle peale ka, et kui on kodus siuksed nagu turvalised piirid ka paigas, et noh, kui laps teab, missuguses nii-öelda sellest aias ta kasvab, et siis tal ongi hästi turvaline ju uurida ja katsetada ja eks sealt tuleb ka see teha tahtmine ja teha mitte tahtmine, et vahest tuleb ka seda aktsepteerida, et kõik asjad ei olegi lapse jaoks huvitavad. Et kõik lapsed võib-olla ei taha raamatut lugeda. Et okei, noh, koolis on tarvis, et siis peab natukene nagu õppima seda pingutust, mis on tegelikult ju iseennast tasustav tegevus. Aga noh, kui ta ei taha vabal ajal raamatut lugeda või ta eelistab mitte nukkudega mängida, siis noh, aga me eeldame, et no tüdruku ju võiks nukkudega mängida. Et siis tasub seda ka nagu meeles pidada, et kõik lapsed ei ole ühesugused. Ei ole ja tead, noh, minu jaoks on nagu just see küsimus just raamatute lugemisega seoses, et noh, vähemalt nii palju, kui ma olen lugenud, et siis vastava nii-öelda valdkonna spetsialistid ütlevad seda, et tegelikult sunniga sa raamatute lugemise armastust ei õpeta ja siis tekibki mul see küsimus, et aga et kui me sunnime ju lapsi lugema, eriti midagi, mis neile ei meeldi, et kas me siis ikkagi, eks ole, noh, nagu täidame oma eesmärgi või mitte, et siin ongi võt küsimus selles pikemaajalises ju mõjus, jah, me saame selle lapse praegu selle raamatu läbi lugema, on ju, võib-olla, noh,
ma ei tea läbi mille, on ju, aga pikemas perspektiivis, mis see tulemus on ja kas ta on enda eesmärgi täitnud. Noh, võt see on see küsimus, mida mis seal taga see, jah, mis see motivatsioon seal tegelikult taga. Just, et kas me oleme toetanud tema seda sisemist motivatsiooni, ise raamat kätte võtta ja lugeda. Noh, või on see lõppenud sellega, et laps ütleb, et ma ei taha ühtegi raamatut näha, sest et see meenutab mulle kooli ja koolitööd ja ongi kõik. Ehk et noh, need on nagu sellised küsimused, ja noh, mis igas valdkonnas, ükskõik mis teema me üles võtame ju sama. Kohustuslik kirjandus on üks huvitav teema minu enda jaoks ka. Et mina ise pole sellega vaeva näinud selles mõttes, et mulle väga meeldis lugeda. Ma lugesin väga väiksena, lugesin muinasjutte tohutus koguses. Aga minu lapsed on sellega vaeva näinud, et siis tulebki leida vist koos see hea lahendus. Et lapses säiliks see armastus võib-olla raamatute vastu, kui tal see on. Ja saaks see kohustuslik kirjandus ka 2 peale või 3 peale läbi loetud. Ja tegelikult mina olen õnneks praegu kokku puutunud selliste toredate õpetajatega, kes täitsa lubavadki last lugemises aidata. Jaa, see on väga tore. See on väga tore, et ega ikkagi, noh, ma ütlengi, et ei ole ju see nii, et igal pool ja kõik on nii-öelda ühe vitsaga löödud, et ongi ju niivõrd palju nagu selliseid erisusi, et nii, et jah, et tegelikult jah, et kuidas siis lapsi motiveerida armastusega, koostööga, eeskujuga ja tõesti, noh, selles mõttes ikkagi, noh, ütle, mis sa ütled, natuke see suhtlemine ka loeb, on ju, et noh, see ei tähenda seda, et oi jumal, ma olen nüüd, ma ei tea, last kiitnud ja mida teinud, et nüüd ma olen oma lapse täitsa ära rikkunud, noh, kindlasti mitte, on ju, et aga ongi, võt sa ütlesid, et noh, me nagu räägime mina sõnumitest, aga seal see, noh, ma ei tea, et miski jääb nagu puudu. Et no mina ütlen küll, et ikka kogu aeg katsetage, ikka kogu aeg proovige, aga kui ei tule välja, no muidugi küsige endalt, mida tähendab, et ei tule välja, selles mõttes, et see ei tähenda seda, et mitte kunagi ei ole lastega ühtegi konflikti ja mina enam mitte kunagi ei ärritu, see ei ole ka eesmärk iseenesest. Et aga see ongi uue keele õppimine. Mul läheb kogu aeg bussi, kogu aeg läheb pidevalt iga päev natuke bussi. Ja see ongi uue keele õppimine selles mõttes ja kui kaua me õpime ühte võõrkeelt, sest me õpime teistmoodi rääkima. Me õpime teisi sõnu, teistsuguseid lauseehitusi kasutama, on ju, noh, ja see kõik võtab aega enne, kui see saab nii loomulikuks, et sa räägid seda, noh, nagu oma, on ju, emakeelt ja võib-olla ei saagi nii osavalt rääkima, aga natuke paremaks ikka, nii et mina ütlen, et ikka nagu katsetada ja proovida ja et alati tasub. Ja kui juba nagu pähe tuleb see mõte, et selle koha peal ma oleks võinud hoopis teise sõna võtta ja seda öelda, et see on juba minu meelest hästi suur asi, sest et järgmine kord sa võib-olla võtadki selle teise lauseehituse, teise sõna sinna asemele. Et teadlik olemine ka sellest, et on hästi palju erinevaid viise ja neid viise uurida lihtsalt. Ja noh, ma ütlen, mina ju, ma õppisin, on ju, selles mõttes juba neid erinevaid suhtlemistehnikaid nii-öelda juba enne laste sündi. Ja siis ma mäletan ka, et meile soovitati, et kõigepealt, et kui on sellised situatsioonid, mis on konfliktsituatsioonid, mis ei lahene nii hästi, kui sa tahad, siis võta üks märkmik, kirjuta sinna üles, kirjuta see välja ja siis kirjuta seal paberi peal välja, kuidas oleks olnud alternatiivsed suhtlemiseks ole need viisid. Kuni selleni välja, et kirjutan talle üles mingid lause algused ja mudelid, pane rinnataskusse, kui on olukord, mis vajab rääkimist ja lahendada, siis ütlesid, oota. Ma tahan seda teha õigesti nii, et ma ei tea, ei süüdista sind iseennast, oota, ma võtan endale meelest pea välja, kuidas suhelda. Et ja mina tegin seda niimoodi näiteks, et poes, kus ma kuulsin, kuidas vanemad lastega suhtlesid või midagi, seal tekkis konflikt või midagi, siis ma kogu aeg enda peast teeksin, kuidas ma teeksin seda teisiti, kuidas võiks seda teha teisiti, et sa teed nagu kogu aeg seda tööd iseenda sees. Telekas nägin mingit situatsiooni, on ju, mõtlesin, oot, kuidas see suhtlemisviis võiks kulgeda teisiti, ehk et sa harjutadki, kogu aeg harjutad ka oma mõttes harjutad. Sa mängid oma peas neid situatsioone läbi. Mängid läbi ja selle läbi sa ju harjutadki ja kinnistad neid, et ega aju vahet ei tee, on see päris situatsioon või mitte. Et kinnistab ikka. Nii et jah, ma ei tea, kas me nüüd saime targemaks selles osas, kuidas lapsi motiveerida, et aga loodetavasti mõne mõttekillu teile mõtlemiseks andsime. Ja käige meile välja ideid. Vaatame küsimusi ja ettepanekuid. Võiksime siin niimoodi mõtisklemiseks võtta.
aga ma arvan, et nüüd võimegi siis otsad kokku tõmmata, et aitäh teile kuulamast ja järgmise korrani. kohtumiseni.